kurjategijad, mu paarad palkontrellid vaad. Ma nuutma olen ajanud nii porgandit kui peeti ja nuhaga olen üsinud nii kurgi kui tomaati. 85-aastane Mustamäe elanik Hildegard Pruuden pöördus murega munitsipaalpolitsei poole, kui tema koera rängalt pureti. Algselt laiutasid mupo ametnikud Mihkel Kalju Tammeveski ja Enno Vaiksaar ainult käsi. Ründava koera omanik polnud ju teada. Hildegard selgitas selle peale aga omaniku ise välja. Pure ja koera omanikuks osutus üllatuseks Hildegardi naabrimees Valeri Brell. Valeri väitis aga mupokatele, et hoopis Hildegardi enda muldvana koer olnud agressiivne. Mupo inspektorid keerasidki see peale seaduse jõu hoopis vanaproua enda vastu. See oli väga inetu, see oli inimene, kui ta võtab mind vastu või ma lähen tema juurde abi paluma, ta peaks ikka rääkima viisakalt, on siis asi missugune on, aga ta oli väga ülbe ja lubas mind kriminaalse vastutusele võtta ja nii ja naa ja kõik. Hildegard võttis mupolaste tarbeks ka oma koera fotod kaasa. Valesti tegi. Ka piltide eest tehti talle korralik peapesu. Ma näitasin talle, kui väike koer mul on ja see oli mu oma suvilas Aegviidus võetud ja tal ei olnud seal rihma kaelas. Mupo ütles mulle niimoodi, et teil pole siin ka rihma kaelas, et mis te siis räägite. Ja mina ütlesin, aga oma suvilas ei pea ka olema, aga siin pole aeda näha. Võt nii see jutt. Veel selle eest ka trahvi saad, jah? Muidugi, et oli see aga. Tammeveski ülne. Tammeveski teie, väga hea. Meie teile küsimegi. Teie küsime jaoks midagi. Küsi küll, ma juba küsin. Mis probleem teil oli proua Pruudeniga siis? Vana prouaga ei olnud üksmeelel, lubasite vangi panna krimmasja algatada, jah? Pöörduge meie ametijuhataja poole. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Meelehea vastuvõtmise eest vangimajas istunud munitsipaalpolitsei endine juht Kaimo Järvik ilmselt oma meeste süüd poleks tunnistanud. Mupokate praegune juht Monika Rand on aga teisest puust. Tema hämama ei hakanud. Proua oli täiesti šokeeritud, lubati algatada kriminaalasju, mis ajast Mupo algatab kriminaalasju. Õnneks Mupol sellist pädevust ei ole, et kriminaalasju algatada ja tuli mullegi tegelikult täielikult üllatusena, et meie ametnikud selliseid ähvardusi kasutavad elanikega suhtlemisel, et kindlasti paneb see mõtlema selle üle, et kas meie ametnikel on vaja võib-olla mingisuguseid suhtlemiskoolitusi, eelkõige peale selle, et nad on läbinud väärteomenetluse koolituse, on väga oluline inimestega suhtlemisoskus ja need inimesed, kes suhelda ei oska, siis kahjuks tekib tahtmatult või tahtlikult mõte selle üle, et need inimesed ei saagi enam olla menetlejad, sest inimestega suhtlemine on meie töös number 1 ja sa pead seda tegema professionaalselt, ääretama inimesest usaldusel. Kindlasti ma kutsun nad enda juurde vestlusele ja tõenäoliselt minu sisimas olev tunne mõtleb ka selle peale praegu, et algatada distsiplinaarjuurdlus selgitamaks välja siis see käitumine. Et seda enam, et meil on ainest ja tunnistajaid küllaga. See on kurvameelne ropp, kõnitamas kõrvusi. Munitsipaalpolitsei niinimetatud mustad lambad on peainspektor Mihkel Kalju Tammeveski, vaneminspektor Enno Vaiksaar ja menetlusosakonna peainspektor Ille Jõgi. Kahjuks ta nii on jah, et on 3 ametnikku, kelle kohta tuleb rohkem kaebusi kui teiste kohta ja siin me peame natukene mõtlema, et mida muuta, et ka need nimed kaoksid sellest nimekirjast. Mitte ma ei mõtle, et inimesed kaoksid, vaid et nende inimeste siis suhtlemise oskus paraneks ja et nende inimeste kohta enam kaebusi ei tuleks. Veidi härra meelerokk, millest kostab hingepiin. Miks siis ometi neid ametnikke aga lahti ei lasta? Viivad teised ju munitsipaalpolitsei maine alla. Avalikus teenistuses töölt vabastamine on üsna keerukas ja kui kindlasti mitte ei ole töölt vabastamise põhjuseks see, et inimene teisele inimesele nähmus midagi või ei rääkinud temaga viisakalt, et distsiplinaarjuurdluse käigus tõenäoliselt saab selles otsuse teha noomituse osas ja samas on ka ametnikul õigus ka see noomitus vaidlustada, nii et hoolega tuleb läbi mõelda, mis ja kuidas käituda nende inimestega. No, aga olgem ausad, kui mina oleksin Tallinna linnavalitsuse valvelauas, teie tulete puude probleemiga minu juurde ja mina ütlen, neiu, proua, imege muna, mul ei ole aeg, kas te ei näe, et ma söön kilu võileiba, ilmselt ma ei sobi siia. Kas tõesti mind ei saa lahti lasta?
Kahjuks puhtalt sellise lause peale see nii kergelt võimalik ei ole, et paraku nii on. Nõukaajal liikusid tänavatel ringi sellised tüübid nagu rahvamalevlased. Teinekord lõi aga juba siis mõnele heakorda kontrollivale Tegelinskile võim nii pähe, et hakkas näiteks Tallinnas Salme kultuurimaja ees lausa lapsi läbi otsima. Kõik toimus nagu filmis. Jalad laiali, käed vastu seina ja proovi sa vastu hakata. Kohe ähvardati vanglaga. Elu on näidanud, et sageli ongi kõige hullemad kontrollijad madala enesehinnanguga inimesed. Need kukkuvadki kõige enam räuskama ja seadusi tegema, kui vaid veidi võimu kätte saavad. Munitsipaalpolitsei juhtkond soovitab aga mitte ülekohtuga leppida. Kui puutute kokku mõne mupo inspektoriga, kes võimuga liialdab või ei oska inimese kombel viisakalt suhelda, siis andke sellest teada telefoninumbril 6619 või meiliaadressil munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee, mis saab aga proua Hildegard Pruudeni soolasambaks ehmatanud ametnikest. Vanaproua esindaja on igatahes mupole oma kaebuse kirjalikult esitanud. Eks aeg näitab, kas sellest ka mingit kasu tõuseb. See on paragraafi rauk.